Kui keegi peaks küsima sinu käest, et kes sa oled, siis mida sa vastaksid? Ilmselt ütleksid oma nime, võib-olla oma vanuse, võib-olla mis soos sa oled, võib-olla sinu mingi staatus, mingi roll, aga see ei olegi nii lihtne võib-olla selgitada, et kes sa täpselt oled. Muuseas, 2004. aastal Kentucky osariigis Ameerikas leiti ühe Burger King restorani tagant hommikul varajastel tundidel üks teadvuseta mees. Ta oli vägivalla tunnustega ja sipelgate hammustused olid üle kogu keha. Ilmselgelt oli seal pikalt lamanud, ta oli alasti. Ta viidi haiglasse ja hiljem, kui ta teadvusele tuli, ta ei mäletanud üldsegi ühtegi asja iseenda kohta. Ta ei teadnud, kes ta on. Ta ei teadnud, kust ta tuleb. Ta ei teadnud ühtegi oma sugulast. Ta ei teadnud, kes ta ema-isa on, kas tal vendi on, kas ta nii abielus olnud, kas tal lapsi on. Ta ei teadnud oma aadressi. Ta ei teadnud, mis tööd ta tegi. Ta ei teadnud mitte midagi. Täielik null. Täielik amneesia. Ja me võime ainult ette kujutada, millise eludraama selline asi tekitab. Muidugi 2004 aastal oli vähem tehnilisi võimalusi, aga siiski juba tol ajal kuulutati rahvuslikus televisioonis, et siin on selline mees ja ta ei tea, kust ta tuleb ja kas keegi tunneb ära selle pildi ja keegi tulgu esile. Mitte keegi ei tulnud. Ja see mees, ta ei teadnud oma sotsiaalkindlustuse numbrit, nii et ta ei saanud tööle. Ta ei teadnud, kus ta elab, nii et ta polnud elukohta. Ta edutas siin ja seal ja väga kõvad psühholoogid ja erinevad sellised nõustajad püüdsid tegeleda temaga, et nagu juurida tema sellisesse alateadvusesse ja midagi teada saada ja ta oma arust nagu tuli mõningatele järeldustele ka ja näiteks, et arvas, et ta nimi on Benjamin Kyle. Ja selle nimena tuligi tuntud pikka aega. Ja selline tuntud telenägu nagu Dr. Phil, kellel on oma saade veel televisioonis ja tegeles temaga ja prüüdis tööd teha mehega, et teada saada, kes ta on. Ja ikka suhteliselt tulemus oli 0. Nii et Benjamin Kyle aastaid elas sellises olukorras, kus tal tööd ei olnud, kuskil kellegi juures ta siin peatus. Ma arvan, et see on tegelikult täpselt see, mida hingevaenlane saatan tahab teha meiega, kes me oleme kristlased. Röövida ära meilt meie identiteet. Et sa ei tea, kes sa oled, kellele sa kuulud ja mida sa suudad ja mis sulle kuulub. Et siis istutada sinu sisse mõningad valed. Kui sa ei tea, kus sa tuled, siis ma võin su kohta igasuguseid asju öelda. Kui sa ei tea, kes sa oled, ma võin öelda, mis iganes sa oled. Sa võid hakata uskuma, et sa oled ebaõnnestuja. Mulle tule kunagi välja, ma olen selline vilets, ma rikun alati kõik ära ja hakata uskuma midagi enda kohta ja inimesed usuvad enda kohta asju. Lihtsalt selle tõttu, et keegi kuskil poetas midagi, mis tegelikult ei olnud tõde nende kohta. Väga-väga kenad inimesed on uskunud enda kohta, nad on koledad. Väga normaalse proportsioonidega inimesed on uskunud, et nad on ikka liiga paksud. Ja see on see, mida vaenlane teha püüab. Ta püüab luua teatud kujutlust meis iseendast. Ja sõbrad, luua kujutlust on üks väelisemaid asju, mida elus saab teha. Ma ei tea, kas keegi teist teab sukest kohta nagu Sixtuse kabel. Ja seal on kuulsa Michelangelo laemaalingud. Mul ei ole privileegi sinna isiklikult minna, aga
ma olen vähemalt pilte näinud, ja ma kuulsin lugu sellest, kuidas siis kunstiõpetajad viisid noori kunstnikke sinna neid laemaalinguid vaatama, mida Michelangelo oli teinud ja noh, need olid tegelikult sellised pigem tuhmid pildid seal laes, väga värvikad ei olnud. Ja siis tollel ajal mõned õpetlastest ütlesid, et no kunstnik püüdis näidata sellega, et Jumal on hästi kaugel, ta on kuri, ta on nagu eemaldanud ennast oma loomingust, siis hiljem tehti otsus, et need laemaalingud tuleks puhastada ära. Ja muidugi olid kaasaegsed vahendid ja võimalused selleks ja seal pikki aastaid tehti seda tööd, see on niisugune väga pikaajaline töö ja kui nad neid puhastasid, muidugi aastasadu nendes kirikutes põletati küünlaid, see oli ainukene valgusallikas ja kõik see nõgi ja tahm oli kogunenud sinna maalide peale. Ja kui nad puhastasid need maalid ära, siis tuli välja, et tegelikult maalid olid absoluutselt eredad, kirkad, ilusate värvidega. Nii et kunstnik ei olnud püünud tahta öelda sellega, et Jumal on kaugel ja võõras ja kuri, vaid et Jumal on äge, Jumal on lähedal, Jumal on põnev. Aga mingi filter seal vahel võib täielikult moonutada seda tõelist asja. Image või imagau või kujutlus on tõepoolest üks väelisemaid asju, mida üldse elus saab teha. Sellepärast, et see võib olla teinekord vägevam kui reaalsus ise. Näiteks firmad üritavad töötada selle kallal, et luua oma ettevõttele või oma tootele hea image, hea imago. Et kui sellel on selline hea kuulsus, siis isegi kui on kehvad tooted, aga tal on hea image, neid tooteid ostetakse. Eks ole nii? Näiteks selline autofirma nagu Mercedes. Olete kuulnud siin, eks ole? Mis mõtted tulevad pähe? Võib-olla täna ei tulegi mingeid erilisi mõtteid pähe, sest on nii palju ägedamaid autosid ja ma ei tea, Rolls-Royce'id ja Bentley'd ja muud kiired ja kallid masinad. Aga kunagi oli Mercedes ikka niisugune auto, et kui kellelgi oli, keegi ütles, ma tulin Mersuga siia, siis käis ikka niisugune nagu tunne läbi, et see on nagu luksuslik masin ja niisugune kallis masin ja ikka niisugused bossud sõidavad sellega ja tegijad sõidavad Mersuga. Tegelikkuses Mercedes ei saa nagu enamus ajakirjades, kus tehakse neid staatusuuringuid, et mis on kõige rohkem nagu usaldusväärsed autod, sinna kuskile esinimekirja. Ei tule lähedalegi. Päris tihti on seal niisugused autod nagu Toyota, mis on nagu usaldusväärsed ja nii edasi. Aga Mersu ikkagi müüb hästi ja tänapäevani, kui keegi sõidab uue Mersuga ette, me ütleme, et kust ta niisuguse auto sai. Nii et image on autol hea. Auto ise, on okei. Mitte väga usaldusväärne. Paljud on hädas nende autodega. Ja muuseas niisugune auto, ma ei tea, kas te siin iial olete kuulnud sellisest autost nagu Yugo. See on Y-ga Yugo, neid enam ammu ei toodeta, aga see sai, ma ei mäleta enam, mis aastal, mul on kuskil märkmetes kirjas ka, aga sai Times Magazine või ajakirja kõige kehvemate autode nimekirja. Ja see auto oli ikka tõeline juust. Samas, kui ma lugesin mõningaid nagu ülestähendusi sellest autost, siis mõned olid väga rahul. Nii et jällegi üks image tekib auto suhtes. Muuseas, täna ma siia sõitsin küll Volkswageniga, aga näiteks ka Škoda on tänapäeval niisugune Volkswageniga vägagi võrdne auto ja hinnatud auto, erinevad mudelid, eks ole. Aga oli ajad, kus Škodat narriti
ja võib-olla te olete liiga noored, et mäletada seda, aga kui mina olin noorem, siis öeldi Škoda kohta niimoodi, et kuidas sa kahekordistad Škoda väärtust. Ja vastus oli, et vahetad kõik rattad ära, kõik 4 ratast, paned uued rehvid alla, siis on kohe topeltväärted. Noh, see oli niisugune pilke lause. Või oli selline ütlus, et seal taga akna peal on sellised triibud, need punased triibud, eks ole, need on tegelikult soojenduseks, me teame. Et miks need seal on? No sellepärast, et kui sa iga hommiku Škodat käima lükkad, sul oleks kätel soe, eriti talvel. ja sellised norivad asjad olid Škoda kohta. Täna on Škodal väga hea imidž ja toode müüb hästi. Nii et kujutlustel on tohutu vägi ja mingisugused imidžid, mis on loodud kunagi, võivad kanda veel väga pikka aega. Ma ei tea, kas siin olete käinud Pärnus näiteks Stefani pitsarestoranis. On keegi siin käinud, jah? Üldjuhul see on nagu põhikoht, kuhu tullakse Pärnusse. Randa ja pitsat sööma, kas pole nii? Ma isegi tean üks kamp Tallinnast käisid iga pühapäev või mis päris iga pühapäev, aga üsna tihti käisid lihtsalt peale teenistust, sõitsid Pärnu mingi kambaga, tulid pitsat sööma, siis pärast sõitsid tagasi koju. Vägev. Pitsa kogu elamus. Aga paljud sellised tippkokad ja mu koguduses oli kunagi üks peakokk, kes töötas mitmetes tipprestoranides ka Pärnus, ütles, et pitsa või tähendab Stefani pitsa kvaliteet on ammu ilma langenud. Aga see imidž on ikka nii hea, et suvel on raske sinna kohta saada, kui sa tahad minna sööma. Nii et imidž on üks võimas asi, kas see on sinu silmade ees või sinu ajus. Ja tegelikult see on huvitav, et aju on võimeline töötlema pilte või nagu inglise keeles imidžeid palju enam kiiremini kui teksti. Nii et ja seal lihtsalt öeldaksegi niimoodi, et see loob ajus nagu sellise teistsuguse kujutluse koodi kui tekstikood, mis iganes siis signaalid meie ajus toimivad ja nõnda siis on tõesti kujutlusel väga-väga suur vägi. Mooses saatis 12 maakuulajat Kaanani maad uurima. Ütles neile, et minge uurige seda maad seal, kui viljakas see maa on ja kui tugevad linnad seal on ja nii edasi. Ja me teame, et seal 10 meest tulid tagasi ja ütlesid, et see maa on ikka väga raske võita. Seal on hiiglased, Anaki pojad, nii et nad heidutasid rahvast, et kuigi jah, Jumal on tõotanud selle maa meile, aga tundub, et see on liiga raske. Ja me teame, et seal oli 2 meest, Joosua ja Kaaleb, kes ütlesid, aga mingem sinna siiski, et me suudame selle maa endale võtta. Ja muidugi see ülejäänud rahvas oli nii negatiivne seal, tekitasid seal mässu ja muidugi pärast oli sellele ka suur karistus. Aga mis juhtus oli see, et terve see Iisraeli rahvas ei pääsenudki Kaanani maale. Ja piibli uurijad arvavad, et seal võis olla circa 2 miljonit inimest. Ainult 2 inimest sellest vanast kambast pääsesid lõpuks sinna Kaanani maale. Ja need 2 inimest olid Joosua ja Kaaleb. Teised ei pääsenud. Aga selle loo nagu huvitav moraal on selles, et kui need inimesed, kes ütlesid, et me nägime seal hiiglasi ja me olime nende silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime me ka iseendi silmis. Nüüd esiteks, ma ei usu, et nad läksid piisavalt lähedale hiiglastele, et küsida, et hei poisid, kas te saaksite kurssi meid viia, et kuidas te meid näete? Ma ei usu, et niisugust vestlust iial oli. Nad vaatasid kaugelt neid ja otsustasid juba ette ära, nii nagu vahest me vaatame seal kuskil, et oi, see on nagu niisugune mustlis mees ja temaga ma ei lähe tüli norima, et igaks juhuks otsustame kaugelt ära, milline olukord siin tulema hakkab. Nõnda olid nemad otsustanud juba ära, aga nad uskusid iseenda kohta, et nad on
rohutirtsud. Nad ei saanud mitte võidetud nende hiiglaste poolt, sest päris konfrontatsiooni iial ei tulnudki, võitlust ei olnudki. Nad said lüüa omaenda kujutluse läbi, mis neil nende mõistuses oli. Nii et kui sul on palju jõudu, aga sa usud, et sa oled nõrk, siis sinu tugevus jääb tegelikkuses kasutamata. Su potentsiaal jääb vabastamata. Ja see on see, mida vaenlane püüab teha. See nii nagu elevant tsirkuses on mingi väikse nööri küljes ja on seal paigal selle väikse nööriga, kuigi ta võiks selle katki tõmmata vabalt, aga seda väikest või seda tähendab elevanti väiksest peast on treenitud uskuma, pannes tema jala ümber tugeva köie või keti, et ta ei saa sealt liikuma ja ta rebib sealt ja rebib seda ja ühel hetkel ta mõistab, et ta ei saa minema ja tema mõistusesse, tema aiu jääb selline kujutlus, et ta on kinni. Ja hiljem see võib olla väike nöör, võib-olla isegi ei ole midagi, aga ta usub, et ta on orjastatud ja ta ei pääse sealt minema. Tegelikult ei ole mingit orjust, tegelikult ei ole mingisugust piirangut, aga ta hakkab uskuma, et see on ja ta on selle läbi kinni hoitud. Need inimesed võivad mingisuguse kujutluse läbi elada vales reaalsuses pool oma elu või terve oma elu ja mitte iial teada saada, kes nad tegelikult on. Kui me räägime identiteedist, siis mis te arvate siin, et mis on identiteet? Kas kellelgi on mõni hea pakkumine? Kõik pakkumised sobivad. Tiitel, jah? Ja mis veel? Mis võiks olla identiteet? Kuidas sa defineerid identiteeti? Iseloom, jah? Väga hea. Olemus. Absoluutselt. Ja. See kõik on hea. Professionaalselt võiks seda identiteeti selgitada väga laialt ja pikalt, kui meil aega oleks. Aga lühidalt on see, et sa tead, kes sa oled. Ja tõepoolest see on kogum sinu füüsilistest, emotsionaalsetest, sotsiaalsetest ja isikulistest omadustest. Identiteet vastab nendele küsimustele, kes ma olen, kust ma tulen, mis eristab mind, mille pärast ma olen teistsugune, missugused on minu väärtused ja veendumused, sest tihti inimestel on need erinevad. Nii et isiklik identiteet, see räägib tõesti iseloomust. Sotsiaalne identiteet räägib võib-olla minu rollist. Selles grupis ma olen selles rollis, siin ma olen selles rollis, eks ole. Psühholoogiline identiteet on sinu enesehinnang, see on see, mida sa räägid ise endale. Ja religioosne identiteet on, kuidas sinu usk määrab sinu olemise. See on see, millest me täna räägime siin. Aga kokkuvõtvalt identiteet, mis võiks olla, on see lugu, mida sina räägid iseendale, iseendast. Sest inimesed ei vaju depressiooni selle pärast, mida nad kuulevad kuskilt kõrvalt. Keegi ütles neile, keegi ütles tänavalt, keegi kirjutas nende kohta. Nad vajuvad lõpuks ära depressiooni läbi selle sõnumi, mida nad iseendale kogu aeg räägivad. Ma olen selline, ma ei äängi selliseks. Elu ongi selline. Ja hommikust õhtuni seda sõnumit edasandes lõpuks ongi, sa oled väsinud, ärevushäired, depressioon, need põhiprobleemid, mis meil täna on vaimse tervisega, see ei tule mitte sellest, mida kuskil keegi kolmas isik räägib, sealt võib see algus tulla seeme, aga lõppeks see, mida me ise, see lugu, mida sa ise endale räägid, iseendast, mida sa usud enda kohta, see lõpuks määrab selle ära. Passiga sa tõestad seda identiteeti juriidiliselt, eks ole. Meditsiiniliselt tõestad sa oma identiteeti DNA prooviga, aga vaimulikult sinu identiteet on seotud sellega, keda sa oled otsustanud uskuda. Mäletad, keda Edenaias hakkas uskuma Adam ja Eeva? Kuigi enne elus oli Jumal, kuigi Jumal oli ju hea juba siis, eks ole, Jumal ei ole muutunud, Jumal oli armastav, armuline. See pilt Jumalast oli ühes pool ja siis tuli äkitselt vaenlane saatan, külvates kahtlust. Kas Jumal on tõesti ütelnud? Tal ei ole lõppeks kõik head kavatsused.
ta püüab midagi head hoida teie juurest eemale ja külvas nende ellu kahtluse Jumala suhtes. ja oluline on seetõttu see, mida Jumal meie kohta ütleb, kas pole nii. Ma tahan lugeda teile ühe salmi või 2 Peetruse kirjast. Meil oli hetk tagasi siin piibli lugemishetk ja ma arvan, 1 või 2 kirja kohta juurde, ei tee liiast, eks ole. 2. peatükk 9. salm ütleb nii: teie, räägib praegu sinust, ütlema naabrile, räägib sinust. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde, teie, kes olite muiste mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Valitud sugu. Kas sa tead seda, mis tunne on olla valitud? See on hea tunne. Ma ei tea, kas tänapäeval rahvaste pall enam mängitakse või? Mängitakse või? Ei mängita eriti vist, jah. Aga kui mina olin noor, siis oli niisugune mäng nagu rahvaste pall. Ja seal põhiliselt oli 2 tiimi ja 2 kaptenit ja siis kõmmutati palliga neid inimesi välja, kes pihta sai, pidi välja minema. Välja arvatud kapten, mul meeldis olla kapten, mis pärast kaptenil alati 5 elu või 3 elu. Tal oli mitu elu, ta võis 3 korda pihta saada, enne kui ta välja läks. Aga seal rahvaste pallis hakati tiimi valima, 2 kaptenit ja nemad valisid omal tiimi ja mäletan, kui hea tunne see oli, kui mind alati esimesena valiti. Sa teadsid, ma olin hea pallipüüdja ja tihti pandi mind kapteniks ja nii edasi. Aga kui sa olid, kui hakati valima inimesi ja siis sa olid seal viimane ja siis öeldi, no hea küll, Janno, tule nüüd, keda ikka enam võtta, eks ole. See on nii hea tunne. See oli justkui, et kedagi teist pole, aga kui sind esimesena ära võeti, ruttu-ruttu, enne kui keegi teine saab sulle jaole, siis see oli hea tunne. Mind valiti. Muuseas, ühes kodus oli kunagi 2 noort poissi, vennad. Tegelikult üks oli bioloogiline poeg, sündinud sinna perre ja teine oli lapsendatud. Ja nad ikka poistena mängisid ja mürasid ja tegid igasuguseid asju. Vahest tekisid tülid ja pinged ja ühes nende pingete hetketes, kus neil see tekkis jälle niisugune hetk, siis see poiss, kes oli peres seal sündinud, bioloogiline poeg, ütles niimoodi, peale kõige muu, mina sündisin siia peresse ja sina oled kõigest lapsendatud, adopteeritud, selline. Ja tead, teine vend oli ikka üsna niimoodi löödud üheks hetkeks. Pidi tükk aega hinge koguma. Mis nüüd toimus, tead? Aga siis mingi hetk ta kogus ennast ja ütles, tead, sinu tulemist nad ei saanud parata, aga mind valiti siia perekonda. Mind taeti siia. Nii et valitud tunne on hea tunne. Ja piibel ütleb, et sa oled valitud sugu. Jumal on sind teadlikult tahtnud endale, valinud endale. Ja mitte lihtsalt keegi ei ole arvanud sinust üht või teist, vaid Jumal, kõige võimsam, kõige targem, kõige suurem, kõige on otsustanud, et ta tahab just nimelt sind, valinud sind, päästnud sind, kutsunud sind. Nii et see peaks olema üks sinu identiteet vaimulikult. Jumal on mind valinud. Võib-olla inimesed ülgavad mind, võib-olla inimesed, sõbrad, mis iganes elujuhtumid, kus ma tunnen, et ma nagu mind ei tahetud, mind hüljati, aga see on sul alati taskust võtta see trumpet. Jumal valis mind, ma olen valitud mees, ma olen valitud naine. Teine asi, mis ta ütles, seal on kuninglik preesterkond. Paljud teist arvavad seda, et kuningakojas on kõik väga väärtuslik. Siis see tähendab seda, et sul on kõrge väärtus. Sa oled kuninglik. Kuninglik väärtus tuleb sellest mitmest asjast, aga üks on see, et kes on omanud üht või teist asja, teeb ühe asja väärtuslikuks. On see nii? Näiteks mina kunagi sain osta Andrus Veerpalu suusad. Tol hetkel ma mäletan, ma läksin kellegi juurde, näitasin neid suusk. Andrus Veerpalu suusad.
ja pärast ma müüsin need suusad ära, need ei sobinud mulle, sest Andrus on nii palju parem suusataja kui mina. Ja kohe nagu telefonikõne peale suusad läksid ilma, et ma oleks pidanud midagi tegema. Aga see on huvitav, näiteks asjad, mis on olnud kellegi käes, on tõstnud väärtust. Näiteks fotokaamera, mis oli Picasso oma, tema käes. Ilmselgelt üks väga vilets fotokaamera, meie telefonid teevad täna mitu korda paremaid pilte, müüdi 2,2 miljoni USA dollari eest. Lihtsalt sellepärast oli Picasso käes olnud. Winston Churchill, kuulus riigitegelane, eks ole, Inglismaal, tema pooleni suitsetatud sigar müüdi ära 7000 USA dollari eest oksjonil. Sellepärast, et Winston oli seda suitsetanud. Mõtle, 7 tonni ja saad viia haiseva koni koju. Oled väga-väga happy. John Lennoni, see on kuulus laulja Beatlites, hammas müüdi ära 31 000 USA dollari eest. Justin Timberlake'i poolik rösssai, ta on seda jõudnud ära süüa lõpuni. Ühel oksjonil, see pidi olema kuivanud, kas pole nii, eks ole, müüdi ära 3000 USA dollariga. Keegi sai pooliku Justin Timberlake'i saia, seda ei tohi ära süüa, sest muidu sööd ära $3000. Michael Jacksoni aluspüksid müüdi ära 1 miljoni USA dollari eest. Ma loodan, need olid puhtad. Muidu oleks veel kallimad olnud. Nii edasi. Bruce Lee mantel, see on üks kuulus võitluskunstide mees, 77 000 USA dollari eest müüdi lihtsalt tema mantel ära. Angelina Jolie hingeõhk müüdi ära 523 USA dollari eest. Ma ei tea, kuidas seda sinna hingas purki võib-olla niimoodi, pani ruttu kaane peale. Kuidas seda kindlaks teha, et see on ikka tema hingeõhk, aga ära see müüdi. Nii et väärtuse annab see, kes on seda omanud ja Jumal omab sind. See annab sulle suure väärtuse, kas pole nii? Ja teine asi, mis annab väärtuse, on see, kui palju on nõus keegi maksma ühe asja eest. Oled sa püüdnud midagi ostas või kuskil maha müüa? Sa mõtled, et see on nii ja nii palju väärt, aga tegelikult see on nii palju väärt, kui keegi on nõus maksma. Ja, vahest seisavad mitu aastat meil mingid asjad, seal ei keegi maksa midagi. Aga Jeesus maksis oma enda verega, oma enda eluga. Iga isa sureb enne oma pere eest, kui annab kellegi, eks ole, enda asemel. Aga Jumal andis kõige kallima, mis üldse on võimalik anda, oma enda poja meie kõigi eest, et meil oleks igavene elu. Nii et see ütleb seda, kui palju su väärtus on, kui kõrge su väärtus on. Need on lihtsalt väike näide sellest, kuidas meie vaimulik identiteet kujuneb. Sellest, mida Jumal meie kohta ütleb. Sest ainult Jumal teab sinu elu tõelist põhjust. Miks ta sind lõi? Miks ta sind just vajas? Miks ta just sinu sugust tahtis? Sellise iseloomuga, nende unikaalsete andidega, nende tugevustega. Miks ta just sind tahtis? Ja Jumalal on see võti ja sellepärast, kui me temaga kohtume ja teda tundma õpime, me tegelikult avastame iseenda elu saatuse ja milleks Jumal on meid kutsunud. Ja muuseas, me peame kogu aeg oma identiteeti, mida me ka Jumalas oleme avastanud, tugevdama. Sellepärast, et vaenlane püüab kogu aeg seda lõhkuda. Ja see, kes sa oled seetõttu, ei ole mitte seotud sinuga, aga Jumalaga, kes otsustas need asjad sinu suhtes. Aastaid tagasi, ma olin väga väike poiss siis muidugi, mul meeldis teha plasteliinist asju. Ma ei tea, kas tänapäeval ka plasteliini saab veel kuskilt osta või? On olemas su käsi ikka, jah? Mõned noogutavad. Ja. Aga minu tädipoeg oli paar aastat minust vanem ja tema valmistas plastiliinist sõdureid. Ja siis mul hakkas see väga nagu meeldima. Ja ma sain omale ka plastiliini karbi ühel hetkel, kui ma olin piisavalt vana ja siis hakkasin mina tegema ja tegin ka sõdureid. Ja siis tollel ajal olid sellised nagu Kosmos ja Põltsamaa marmelad, sellised tuubid. Imesid sealt selle mingi õunamehu välja ja siis lõikasid selle
lahti ja sealt seest tuli niisugune ilus vaskne. Ja nendest ma tegin nagu raudrüüd nendele sõduritele ja kilbid ja siis mõõkadeks olid nõelad ja odadeks olid naelad. Ja siis mul oli palju neid sõdureid ja ma tegin ühe niisuguse kindluse ja hobused ja siis, mida ma tegin, oli see, ma mängisin nende sõduritega, nüüd mul on ainult 2 kätt, nagu te tähele panete, siis ainult 2 sõdurit said korraga mängida, eks ole. Aga alati, kui ma tegin need sõdurid, alati, iga kord, alati, ma valisin ühe mehe nendest olema minu mees. Ja ma tegin kindlaks, et minu mees alati võitis. Sest ta oli minu käes ja mina olin otsustanud tema suhtes, et see on minu mees. Ja usumeend, kui me seal võitlesime, vahest lasteliini mehikese pea, minu mehe pea kukkus ka otsast ära. Ja aga kuna see oli minu mees, ma eirasin kõiki loodusseadusi, võtsin pead, lükkasin tagasi, keerasin kinni ja võitlus läks edasi. Sellepärast, et see oli minu mees ja minu mees ei saanud kaotada. Ja sõbrad, ma ütlen teile, Jumal on valmistanud sind ja ette ära otsustanud, et sina oled tema mees ja tema naine. Sa oled tema oma. Ta on just sind tahtnud. Ja mida tema ütleb sinu kohta on tõeline tõde. Ja võib-olla maailmas on tulnud igasugu sõnumeid, aga mida Jumal ütleb, on see, kes sa tegelikult oled ja sinu tõeline identiteet on see, mis oled Kristuses, Jeesuses. Kõik asjad, mis on kirjutatud temas või Kristuses, on tõed sinu kohta. Ja sellepärast on tähtis teada saada, missugune on meie identiteet ja tugevdada seda. Muuseas, see mees, Benjamin Kyle, 2015. aastal, ma arvan, oli see. Seal tehti DNA-analüüs ja selle läbi ja tuli välja, et tema nimi oli tegelikult William Powell. Jutt on see Benjamin Kyle. Mõtle pärast kõiki neid psühhoanalüüse, mis temaga tehti, juuriti ja puuriti ja püüti tema alateadvusse tungida ja saadi Benjamin Kyle kätte, aga tegelikult see ei olnud ka tõsi. Ja tänaseks ta on taas ühendatud oma perekonnaga ja elab normaalset elu, sest ta teab, kes ta on. Nii et sõbrad, see on tähtis meil teada, kes me oleme. Sest kui me teame, kes me oleme, me teame, mida me oleme kutsutud tegema, kus me suundume, mis on meie siht, mis on meie eesmärk, mis on meie väärtused. Ja kui tormid tulevad ja raskused tulevad, see hoiab sind käimas. Nii et sõbrad, teame, mis on meie identiteet ja hoiame seda.